Hellurei sõbrad, käes on jälle esmaspäev ja täna meil peaks tulema video välja, aga ei ole tulnud. Ühesõnaga, meil on natuke see kiire, palju tööd on tegemata, aga ma lähen üritan mingi materjali meile filmida ja täna ilma paadita lähme proovime vana hea rannalt pükki. Kuna ma nüüd lubasin hirmus suure suuga, et iga nädal üks video, siis no lubadustest ei saa ju tagasi tulla või noh, saab, aga ikkagist anname enda parima ja tulin nüüd peale tööd siia Pellingisse ja mõtlesin, prooviks nagu ahvenat ja proovime sükest väikeste higidega, 10-grammiste peadega ja vanas heast tuttavas kohes. Siis kui ma panen selle kaamera pähe, siis te kindlasti tunnete selle koha ära. Ja proovime täna higisid, siis proovime mingit sükest vähe koledamat spinnerit. Sihukest, ma ei tea, ma pole neid kunagi loopinud, kas nendega saab midagi või ei saa, aga proovime, saame teada. Ja mis mul siin veel kaasas on, mul on väga piiratud see karp, nagu ma seda teistpidi keeran, siis ma saan siit veel juurde. Aga loobime esmalt natuke see higisid. Mul on siin Floro ka otsas ja täna mul ei ole kaasas essit, küll mul on aga kaasas Eedi ja Eedi vist võtab kala välja, ei võta. Läks minema. Ühesõnaga, mingi väike elu meil siin on. Praegult pääses minema, aga me ei lase ennast sellest heidutada, just alles tulime ja loodetavasti me päris tühjade kätega koju üles, meil on üks väike kala, tegelikult on juba käes. Eedi proovib meil siit voolu seest ja ma lähen proovin selle koha pealt, siin on üks kalaga. Ma lähen proovin siit selle koha pealt, kus meil Mihke ükskord kajaka sai ja mina selle siis konksu otsast ära võtsin. Vaatame, kas meil siin ka on. Vesi võiks nagu natukese puhtam olla. Aga noh, it is what it is. Päeval oli hirmus soe, aga nüüd õhtul kell on mingi 7. Pidi juba ikkagist, no ikka roisk käib, lööb. Pidi panema pusa juba peale. No nii, väikene kala tuleb. No nii. Seis on 1-1. Eedi ei ole meil jutumees. Eedi teed tegusid ainult. Ja. Ahvenedega sõrm suhu ja pöial suhu ja sõrm siia kaela peale ja läheb. Sul aug või? Kalda peal või? Kalda peal jah. Veeses. Mis ma siin juba teinud olen? No nii. Ma nagu oskan juba. See on natukese väiksem kui eelmine. Läheb ahju või? Läheb. Täna ei säästeta, kurat, nii arva saab kalal, et suitsetamiseks kõik suitsetab ära. Just sossa jälle. No nii. Siin on väikest kala ikka sitaks. See on nüüd 3 viskest 3 kala. Selle ma lasen küll tagasi. See on nii terve ka. 3 viskest 3 kala ja assar raisk. Ei, 4. vist ei tule. No nii, tuleb. Vähe parem. Neljast viskest 4 kala. 5-5. Noh, pole veel üles tulnud. Tohi siin ennem lugema hakata, ehk 4-4 veel. Pääs lahti ja? Ikka tuleb. No nii, nüüd võib öelda, et 5-5. See on ka nii terve, et väike selle laseme ka tagasi. Sellised natukese pisikesed, aga mis sa teed?
siis kui ma veel noor olin, Mihkel ka noor oli, kohe käis. Siis siin olid ikka 300 grammised pätse ka. No nii, nad tuli pinnalt jälle. Palju ta suurem ei ole kui eelmine, aga paneb üle 1 kotti. See on 6-6. 6 viset, 6 kala. On pinges kohe kukkumise pealt, võtab keegi juba käis. Kujutasin ette endale, ma arvan. Kujutasin ette, jah. Nüüd jõudis põhja. Ui, saatana. Mingi serv seal, vahepeal on kala ka, aga ilmselt seda väikest kala on seal nii palju, et hullumaja. Ja see tuleb puhtalt, siin meil ei tulegi kala. Seitsmes vise tuli puhtalt läbi, ehk me 10-10 jäi nagu unistuseks. Ja kohe lennust võttis ära. On natukese parema ahven. Suur ei ole, aga parem. Hakkab looma. Vise number 8 ja... Ei. Jah, vise number 8 ja 6 kala. Proovime siis veel sinna kaugele. Tõmbama pingesse. Ehk siis võtt on pingesse. Kukkumise pealt vaatame, kas saame kätte või ei saa. Ei, läks põhja ära, ei jõudnud. Vise number 9. Meile kala ei toonud. Kurat! Liiga uimane. See jigitamine sellise söömisega on tegelikult ikka päris sükene hasart. Nii kui maha magad ilma ka selles suhtes. Ja. Ma olen inimesed päris mitu ja sööki maha maganud. Kala number 8. Ehk siis 10 viskest 8 kala üles ja see läheb tagasi, natukese liiga väike. Ühesõnaga selline tugev algus kahjuks väikeste kaladega. Aga nagu ma mõtlesin, kui nad seal kaugemal nagu võtavad ja löövad isegi pinnast, siis võib-olla me hoopis proovimegi nüüd neid seda asja või see on natukese suur. Ja vaatame, mis mul siin karbi teisel poolel oli ka veel midagi kaasas. Tuli see, mis mulle pakkus endale huvi. Selline väikene junn. Panen selle järgmiseks otsa ja vaatame, mis see meil toob. Nii. Ma ei tea, kuidas üldse mängib. Oho, see mängib päris hästi. Seal vesi voolab. See, kus on punane tikk, siinpool on kivid, siis see veevool tuleb sealt sisse, tuul lükkab, vesi tuleb üle kivid ja siin on nagu suurem auk all ja võib-olla siin passivad. Lendub nagu rokett, ma isegi näe, kuhu see läheb, aga vaatame, kerime vaikselt, mis ta teeb meil. Joo, kohe käis kala. Ja väike kala otsas esimese viskega. Liigagi väike kala. Ja äkki pääses ära. Loodan, pääses ära. Pääses ära, jah. Siin on väike konk sellel. Sa magad võtu maha, kui ta minema pääseb. Näed, sa pead kiirem olema. Seal paadi nina pealt see sama pruun võtab ja otsa.
mis asja, teine ise ei tundki kala. Vaata, tõmbame sealt lippude vahelt läbi. Varsti mingi auk tuleb, viib mul sinna minema ka. Põhja vist künnab. Tuleb päris sügavalt. No kurat, ikka iga viskega ikka ei tule kala. Mis asi see on nüüd? Just ütlesid, iga viskega ei tule kala. Kus ta nüüd meil on, ma ei näegi. Pääses ära. Siin on nii väike konksrais, see ei jää korraga kinni. Pane mingi teise, kus on suurem kolmik, ma ei viitsi seda kolmikut praegu vahetada. Selline, täitsa nagu Nichivoo. See, mingi pildema värk. Vaatame, kuidas see kala toob. Kas see lendab ka üldse või ei lenda? No ikka lendab tuulega. Seal käib pinnas, tõmbame sealt läbi, vaatame, kes meil seal on. Siin oli vähe madalam, aga loodetavasti ei jää kuskile kinni. Sealt kalaparvest läbi. Ei taha keegi seda. Vahetasin kohta, viskasin natukese kaugemale ja vahetasin lanti ka vahepeal. Aga näe, jälle vaikselt tuleb. Selline vähe raskem pöörlev lendab vähe kaugemale. Sa panid erksa värvilise. Tulevad ennast kõrvalt. See on võib-olla aavena higimiseks natukese liiga jõhker. Liiga jõhker õng. Natukese kergema, näe, tuleb jälle. Natukese kergema olema, siis tunned seda võttu. Tukke on väike, aga seekord loteriis läks kööbasti ja see kala läheb meil kotti. No kurat, ei lähe. Kuna nüüd jälle kala sööb nii hästi, siis vaatame, mis mul siin veel on. Siin on üks vana plekk. Proovime seda. Ja ma ei tea, neid näpitsed, Patriot. Nagu kui sa tahad neid noana kasutada siit, siis nad ei ole küll väga head, sest need ei lõika nagu kohe üldse midagi. Nagu nöör tuleb sealt vahelt läbi lihtsalt. Vaatame, mis meil see teeb. Natukese on veeses olnud roostes. Jälle ei ole väga raske. Tuima heite. Peaks lendama. Oho. Täitsa hästi lendab. Vaatame, mis meil kalaga toob. Plekiga. Ahvenat plekiga. Käis. Plekiga ahvenat. Ai, tõbrast torkas ära kohe. Nii et siit vahelt. Mis pidi sa oled nüüd?
liiga vähe murdsin vist. Küll ta maha rahuneb seal. Siit saab kaugemale ka minna. See läheb põhja. Proovime mingit järgmist koledat. Vaatame, mis see toob meile kala või ei too. Aha, heitmise taktikas on pigem viga sees. Higime vahepeal, et saaks kala ka. Paari viskega see kala ei toonud. Mõttetu lent. Üle parda visata. Näeksid siimaa? En. Se varmaan mun siimaan kanssa risti. Se katkes vaan siima ja se jäi siihen. Katsotaan nouseka. Tossahan sen katon mus kiinni. Ai se on siellä? Tästähän sä saat sen takaisin. Sori. Joo, jes. Katkes siima. Joo, se katkes niinku Heiton aikana. vaan heittämällä. Täällä on jotain lämpimiä kohtia, mutta osa on tosi kylmiä. Tää on aika kova virtaus tässä. Joo. Otaks mä sen täältä vai tuleeko Sami hakea sieltä? Sami? Se hakee varmaan. Okei. Sori, kiitoksia. Juu, ei mitään. Just lähdettiin tosta varmaan 20 metriä vanhaa siimaa pois tuolta pohjasta. On tääkin vissiin aika heikossa kunnossa. No tää aika ole heikossa kunnossa, mutta tossa oli siis niinku varmaan 5 vuotta. Joo. Tunnistin samat, että tää on meidän vanha. Tää kun varovaisesti otat, niin se saattaisi ehkä vielä pelastettu. En mä tarvitse. Et tarvitse, no niin. Riittää tää. Kiitos paljon. Juu, ei mitään. Tällaisia pieniä ahvenia meillä on varmaan joku 8-9 kappaletta. Joo. Ei ne tuli ihan hyvä kokoisia. Joo. Täällä on välillä ollut kesäisin, mutta aina ei osu päivä kohdalla. Niin, peaaegu oleks selle GoPro viimane video, nyt teimme klippiä. Umbes 10 minutit materjali läks nahka. Sitten mä arvasin, että kaamera käib, aga tegelikult kaamera oli lihtsalt kokku jookstud. Et nagu pilt liikus, aga sekundid enam ei liikunud ja ta oli nagu ära kiilunud ja mingit videot ei salvestanud. Et siuke hea võtuaeg läks mööda, aga ma nüüd vahepeal kiskusin akku välja, tegin reseti. Vaatame, äkki me saame jälle kala tagasi. Päike läks looja madalamale. Looja ei läinud, aga võtta on nagu palju kehvemaks jäänud kui ennem oli. Vaatame, äkki me võlume siit veel kedagi välja. Kas meil hakkas nüüd vesi teistpidi siin liikuma ja kohe muutus kala aktiivsemaks ka. Mis asja? Landi ka veel said? Ma sain kala vahepeal. Juba vaikselt hakkab kala moodi jälle olema. Võtsin see teise kilekotiga kaasa meil. Üks kott on nagu täis. Peaaegu. No okei, ma natukese liialdasin, aga. Vaatame. Landiks mul nüüd on need pruunid hakkasid nagu otsa saama, mul üks veel energiaga. Panin vahepeal midagi eedikarbist mingi sellise otsa. Kohe lukku peale ja võtab lennust ära või ei võta. Ei võtta. Noh, enam ei tulegi iga viskega kala, kurat. Algus oli väga hea. Kala käib pinnas siin täitsa. Teeme selle triki, et vahetame siia. Paneme näiteks selle. Vaata, mis nad selle peale ütlevad.
kuhu suunda viskame? Sinna, sinna, sinna. See keskele. Kurat endal kael pooleks ja ikka vaja madistada. Kas nüüd on aug või? Või on päts ahven? Kumb on? Sa arvad? Kuradi aug raisk. Pulk raisk. Viskan tagasi selle tuuleaugi. Limane. Vastik elukas. Ei taha augi, kui me püüame ahvenaid. Siin mingi sõlm on siin. Ei tea. Kes sellega kunagi lahti viitsib arutada. Noh, nagu ikka, kui kaamera on kinni, siis on actionit ja sellel landil nüüd läks saba. Paneme taskusse tagasi. Võtame siit taskust mingi järgmise landi, mis meil tuleb. Selline. Paneme sellise otsa. Vaatame, mis meil must ja punane teevad. Varsti peab koju ära minema, kell hakkab juba õhtu peale minema. Ja nagu ikka, homme on tööpäev. Tahaks magada ka. Kalad on vaja ära käsitleda ja pessu on vaja jõuda ja tund 20 on koju ka sõitmist, et varsti peab siit uttu tõmbama. No nii, hakkavad õhtu viimased visked vaikselt. Kus sa lähed? Lähemale või? Kalapüüdma. Nii, päeva viimasteks viseteks paneme otsa sellise väikse junni tagasi. Saab vähe kaugemal visata. Ainuke miinus on tal see pisike kolmik, et seda kala nagu eemaldada on nagu konksust raske. Aga paneme näpitsate taskusse, on jälle lihtsam. Seal kaugel nagu elu käib. Põhimõtteliselt on vaja millega kaugemale visata. Oho. Võiks nagu veel kaugemale visata. Just väike kala. Väike kala. Aga see, mis landiks või? See on see pisike tinakuulikene. No selle võib panna elus söödaks, jah. Need muud ahvenad võib ka panna elus söödaks. Nii. Kell on juba täpselt 9. Ja mis seal on? Võib-olla natuke üle kilo on, ega ma nagu väga hästi hinnata ei oska. Ahvenad annab seal teises kotis on ka. Ahvenad, et selline kiire väljasõit peale tööd otse Eedile. Ma andsin 3 minutit aega, kui ta töölt tuli, et riided jõuaks vahetada ja vahetas ja jõudis ja kaasast on ja kala sai ka. Et no, kiire kokkuvõtte. Jigidaga saime kala, spinneritega saime kala ja siis kusjuures, millega ma varem pole püüdnud, on see. Et kui mul siin vahepeal see kaamera kokku jooksis, siis see oli nagu suhtkene asjalik asi, et sellega sai kaugele visata ja ta tuleb nagu suht ligidal põhja. Ja ahvenatele meeldis.
see 3. konks on siuke paras nuhtlus, et näpitsad peavad taskus olema, aga kui sul need taskus on, siis ei ole hullu. Ja 1 konksuga siin vist kalad ilmselt kinni ei jääks. Aga teile aitäh, et viitsiste vaadata. Siuke lühike kiire video. Ja visake pöial, kommenteerige, kas meeldis, kas siukseid peale tööd välja sõita nagu üldse tasub filmida ja teha ja kas te tahate neid vaadata. Ühesõnaga, nägemist!